Tervist, selles videos osalen ma Tour de Ski'l. Tour de Ski on siis 6 suusavõistlust 8 päevaga, ehk siis 2 puhkepäeva ja 6 võistlust. Saab väga huvitav olema. Hetkel olen ma mingis koolis, siin tuleb avamine, nii et lähme vaatame, avame selle Tour de Ski ära ja siis räägime täpselt, mis toimuma hakkab. Me oleme siin, ootame, et saaks siis sinna avamisele minna, aga just tuli välja startlist. 122 meest alustab see aasta tuuri. Homme Alev on 92, Kalev, Christopher 68, mina 59 ja Terem Liuga 53. 12.40 on mu start. Ehk 120 meest on päris karm ikka, päris palju rahvast. Eesti lipp on siin olemas, valmis avamiseks. Ei oota, aga me ei saagi lippu kanda või? Ei, väike laps kannab. Okei. Nii, Sõpu, oled valmis või? Jah. No nii, me oleme. Nende järgi. Mis nüüd saab? Me peame levitama. Levita kõigile. Me läheme üleks või? Estonia, Eesti, tubli! Me peame kõigile levitama. Tehtud. Võimas, lahe. See oli kuidagi awkward, sest me keegi ei osanud kuhugi minna käituda ja siis järsku meil oligi juba tehtud ja korra levitsin neid rahvale. Okei, lähme koju ära. Sai selle asja tehtud. Jaa, muidu oligi. Ma tegelikult ei tulnud siia vabatahtlikult, vaid ma kaotsin loosiga. Ma ei tahtnud see tulla, sest see võttis nii palju aega. Aga nüüd on tehtud, nüüd lähme koju puhkama ära, sest homme on võistlus. Ja kodus ma olengi. Nagu näete, siis mul on tegelikult uus kaamer ka. Ma loodan, et teile meeldib see kvaliteet, meeldib see mikrofoni kvaliteet. Ja ma ostsin, sest see on niisugune hea väike ja see mahub mulle paremini tasku ära, puntsusse ära, ehk siis ma saan rohkem filmida, ehk siis videod võiks tulla paremad. Et see eelmine kaamera võttis natuke palju ruumi ja võttis kaua aega, et tööle panna, nii et mul tundus, et jõulukingiks osta endale uus kaamera, ei ole kõige arvam. Aga võib-olla peame vaatama, kuhu ma vaatama, ma vaatan siia vist pean tegelikult vaatama, aga ma vaatan siin see, kuidas siis öelda, see, kus ma ennast näen, siis ma tahan kogu aeg sinna vaadata. Aga no vaatame, igatahes jah. Siuke kaamer ta on, DJI Osmo Pocket 3, siin taga on näha mu hotellituba, aga ma kiirelt räägin siis, mis ees ootab. Seda juba näitasin, et 120 meest osalevad selle aastasel tuuril. Aga see on niisugune tavaline olümpiahooaeg, et kõik väiksed riigid on ka mingi paljude inimestega väljas ja kuidagi jah, suusatajad on palju rohkem kohe olümpiahooajal. Põhimõtteliselt 6 etappi, ühes riigis ainult 2 erinevas kohas. 2 viimast etappi tuurist on siis samas kohas, kus tuleb olümpia, mis on väga lahe. Põhimõtteliselt homme pühapäeval on siis uisusprint. Peale seda on 10 kilomeetrit klassikat, on 1 puhkepäev, siis on 5 kilomeetrit massstarti, mis tuleb päris huvitav. Hiitidega massstarti, ehk siis nagu erinevates gruppides massstart 5 kilomeetrit. Suht keeruline, aga kui see lähedamale jõuab, küll ma seletan täpsemalt. Esimesel on 20 kilomeetrit jälitussõitu klassikas. Siis on puhkepäev ja sõit teisi kohta, seal siin ei ole üldse kaugel, ongi siis Val di Femme. Algus on siis Toblachis, kui ma ei öelnud, ja siis seal on klassiksprint, nagu ka olümpial ja 10 kilomeetrit siis uisku ja see lõpeb siis selle lõputõusuga. Ütleme nii, et ma tegelikult ootasin seda tuuri täiega, aga praegu ma ei ole väga lootusrikas ja sellel on üks põhjus. Ma läksin peale eelmist MK etappi, mis oli Davosis, siis jõuludeks Livignosse. Algus tundsin ennast keskmiselt, siis läks päris heaks juba ja siis läks päris halvaks. Ja sellest halvast on nüüd natuke parem. Täna ma rääkisin treenerile, et ei tunne ennast väga hästi, et okei, aga proovime, sest ma pole ammu midagi kiiremat tööd teinud. Ja siis mõtlesin, okei, täna peab proovima, et äkki on väga halb või mis iganes, et igatahes. Siis ma proovisin ja tegelikult oli päris okei, see oli päris huvitav. See andis nagu natuke positiivsust. Aga jah, mis mul nagu ongi, lihtsalt siuke ei ole hea tunne ja veits siuke energiast tühi, sellepärast ka ma ei viitsin minna sinna avamisele, et jälle kulutab niisama energiat. Aga jah, pigem on jah siuke energiast tühi veidi ja siuke huvitav tunne on olnud. Aga täna trenn andis natuke lootust, et võib-olla ikkagi jaksan sõita ka, aga eks näis, võtame päev korraga.
Täna on ka kindlasti parem tunne kui eile oli, mis on positiivne. Vaatame, mis saama hakkab. Aga nüüd ma lähen sööma. Alustuseks siis kerge salat. Minu kaus on siin. Paneme kastet ka või? Vist võiks kastet ka panna. Nii, supp. Mis siin nii hea välja tegelikult, kui näeb sepu raviolid või? Yes. Aga ma jään enda valikuga rahule, kuigi kui ma oleks näinud seda enne, siis ma oleks võtnud vist teise asja. Nagu ma võib-olla unustasin filmida, ainult natuke liha ja kartulit on alles. Veits sai kõht tühjaks, nii et ma küsisin juurde, kuigi magustat on tulemas, aga sööme nad ära. Ma saangi testida, kumb parem on nüüd. Nii. Mis minut on? 64. Tead, ma olen rahul, et supi võtsin. Nüüd saab seda ka need. Ja magustoid. Väga nice. Jõuluvana siin siis enda või tähendab olümpiariietega. Ma arvan, et ma ei tohi neid näidata, aga seal kotis on nad olemas. Peame proovima neid, mis suurused lähevad. Ja järgmine hommik olen jooksmas ja kui meil oli natuke negatiivne, siis ma tegelikult ausalt öeldes ei taha olla. Aga täna hommikul mul on natuke rohkem positiivselt mõtestatud, sest ma magasin kõige paremini, mis ma viimase nädala jooksul maganud. Mul oli kõige parem hommikupulss ja mul on, ma arvan, kõige rohkem energiat, sest eelmise nädala aega ma lihtsalt mõtlesin, ma ei jaksa, ma ei viitsi, mul on mõtet minna hommikujooksule, aga täna tundsin, et okei, võistlushommik ka, aga mõtlesin jah, et lähen käin ikka jooksmas ka. Aga jah, tahaks juba võistlusteni jõuda, tahaks teha, mis see tunne siis päriselt on, kuigi see aasta sprindid väga hästi läinud ei ole, nii et nagu väga kõrgeid ootusi ei ole. Aga sellegi poolest ma arvan, et nagu võiks kiiresti sõita ja tegelikult ju, miks ma tuurile tulin, on see, et kokkuvõttes hea koht saada, sest ei saa salata, et hetkel on MK-punktid tähtsad, sest MK-punktide järgi saab olümpiale. Ehk siis mul ei ole siin kohta kindel. Ma ütlesin, et Alevil on hetkel kindel, sellepärast, et tal on teistest nii palju rohkem punkte. Aga kõike võib veel juhtuda, et ja need, kes täna neljakesi, mina, Alev, Christopher Kalev ja Tremljuga, kes tuuri sõidame, need jagame tuuripunktid ära, kes MK-l punkte saab ja siis on üks MK-etapp veel, kus saavad siis ka veel mõned teised proovida punkte saada. See kaamer on päris hea stabilisaator, ma saan joosta ja rääkida, aga käsi väsis ära. Ehk siis jah, aga tuuril on see, et top 30 saab punkte, kui tava MK-etapil on top 50, aga kokkuvõttes saab siis top 50 ja ta saab rohkem kui muidu tava MK-l. Aga igal juhul saab huvitav olema, üritan igal etapil endas parim anda, sest see ei tule väga raske tuur minu arvatest, sest ongi esimene on kohe sprint ja 10 kilti, see on juba puhkepäev, siis on 5 ja 20 ja selle puhkepäev ja siis on sprint ja 10. Lõpeb tõusuga, mis on ka raske, aga samas see ei ole nii hull. Saab huvitav tulema, see tuleb päris pikk video, juba see on pikk video ja ma pole esimese võistlusenagi jõudnud, nii et mis ikka, mul on stardini mingi 4 tundi aega. Need on tavaline hommikurutiin, praegu siis venitan siin. Ma ei saa, ma olen rahul selle kaamera ostaga, vaata see jälitab ka mind, et kuhu ma lähen, sinna ta filmib. Ehk siis ma saan siin liikuda ja ta liigub minuga kaasa. Võib-olla oli hea jõuluking. Kuidagi pime tundub praegu, aga kui on ringutatud, siis on aeg minna sööma. Ja hommikuks läheb siis võiku, süke, väike, vorstid, juustud, kurk ja müsti teema. Me oleme staadionil, ma sõitsin siia, nii et väga ei filminud, aga nüüd staadionil nagu näha, suusatest on tehtud, sai välja vaadata 2 paarist, mis paremini libiseb. Väga rutiinne protsess. Nüüd ma siis käin korra veel istun ja siis on tund aega stardini, ehk siis seda tund aega ma kulutan soojendusele. Naised panevad ennast valmis. Oi, Alvar ei pane vist veel valmis, aga Malju number 3. Kas teed naistel ära või? Vaid vaadati puht. Kumb võidab täna, kas Malju või Alev? Alev viimase, teeb veel. Ma arvan, et top 100 eesmärk. Malju tahab seda paremat. Okei. Piiri peale läheb, seda võib öelda. Jah. Nii, ma jätan suusad siia ja siis ma saan siit veel rajale. Ja siis ma tulen rajale, tuleb sooja teha. Tunne on tegelikult praegu päris okei isegi, kui ma nagu eile väga ei oodanud üldse, mis see võistlus ootab, sest täna ma olen isegi veits nagu siuke lootusrikas, et äkki jaksan suusatada ikkagi. Kuigi jah, kindlasti saaks palju paremini, aga
ma arvan, et okei on, et võtame eesmärgiks parim eestlane ja jah, vaatame. Iga sekund on siin tuuril oluline, nii et saab vaadata. Söömis tehtud ja tunne on siuke kahe vahel. Nagu jalad võiks olla kergemad, aga praegu on paksud püksid jalades ka ja palav, et siis võib-olla nagu sellepärast läheb veits paremaks, kui ma ainult kombe peale võtan nüüd. Aga ei, muidu tundub ok. Tegin julge tugeva soojenduse 1 korda 3 minutit siukse mõnusas tempos ja siis siukse kuni minutilise ka võin käid tunde järgi, aga suht kiirelt. Nii et saab huvitav olema. Lähen ründan kurve, üritasin raja niimoodi üle vaadata, et tean, mis ees ootab. Ja igatahes huviga ootan, mis siit saama hakkab, nii et lähmegi võistluse juurde nüüd. Hea tehtud. Lambist päris hea isegi ju. Nagu ma arvan, et sellega ma võin väga rahul olla. Nagu arvestades seda viimast nädalat, ma ei saa aru, kuidas ma nii hästi sõitsen. Nagu karm konkurents selles mõttes, aga arvestades mu selle aasta sprinte ja asju, ma poleks oodanud nii head sõitu. Aga tegelikult nagu sõidu ajal tundsin, et halb see ei ole. Et pigem nagu oli nagu mõnus tunne, siuksed natukene tahtsis seal, siin on siuke silla tõus, seal on kõige äärsim nukk, seal natukene tahtis kinni joosta. Aga sain okeilt üle ja noh okei, tegelikult nagu 2 sekki ja ikkagi top 30 puudu, aga 5 sekkiga läheb lukku. Ja tava MK-le top 50 oleks mulle punkte toonud. Ma ei tea, üldiselt nagu arvestades seda ma eile rääkisin, kui halvasti ma tundsin ennast, siis lambist jumala headena. Ma olen rahul, see eesmärk, mis ma soojendusele ütlesin, et parim eestlane olla, vist tuleb ära, kui Alev mingit imesõitu ei tee. Ma arvan, et siuke soliidne algus, sest jah, arvestades minu sprinte, mis ma teinud olen see aasta, siis see koht, ma arvan, et ütleks, et päris okei. Ja jaksas pingutada, nii et ma tea, nagu ilmselgelt alati teavad parem, et top 30 on see eesmärk, siis praegu ma olen rahul. Aga nüüd on nagu päris tuur, kui peale Tour de France või nad võtavad seda, siis ka mina saan nüüd. Väga kui raske. Ma mõtlesin, ma upun ära. Naised meeste riietusruumis. Aga kui ma oleks paljaselt praegu, kelle ma oleks kohtu kaevanud. Okay. Ja nüüd on siis pealsõit tehtud. Olen söömas. Kõht on tühi küll. Peab taastumise käima saama. Nii et Seppu sööb. Oi, see on Zoom hoopis. Muudame ära ja nii hopsti pasta läheb sisse. Singik sööb, Alev sööb. Tulles vaatab suusatamist, mis on siis seal telekas, mis varsti hakkab siis jah. Kahjuks me sinna ei saanud, aga me saame pastat süüa vähemalt. Kodus vaatame suuska, naised just lõpetasid. Vaatame, kes siis meestest võidab. Alev, kas Glebov võidab? Aga ma ilmselt küll jah, statistika räägib tema kasuks. Mina arvan, et Vike võidab. See Rakvere kergejõustiku klubi sees. Aga tegelikult Oskar Obstad. Aga vaatame. Oi, võitlevad oma vahel. Vike Essa mingi pool saab varsti sõitad, Gleba teine. Oi, Shanama tuleb äärest. Ühel õnnal on siuke käik, mida teisel kellelegi. Mida äkki? Okei, ei saanud ikka Glebale vastu, aga heeg on päris hea. Puhkama nüüd, kuigi und vist arvatavasti ei tule. Mina olen kell on palju ka juba, et polegi mõtet magada, nii et õhtul kerge jooksule ja nüüd on järgmine päev. Ma olen siin tagasi riietusruumis, me oleme päris vara, mingi 2 tundi varem olime siin staadionil. Veits on passimist, aga see ongi sellepärast, et Alevil on varem start kui mul. Ehk siis mul on aega. Varsti lähen küll testi, aga stardil on ikkagi 1,5 tundi aega praegu.
Eilsest on nii palju, et jah, tagantjärgi vaadates, siis ma polegi nii head uisusprinti teinud väga pikalt. Et ma arvan, 2 uisusprinti on kindlasti sellest paremat, kui ma Dresdeni MK-l top 30 sõitsin ja enne seda siis mitte MK-l uisusprinti sõitsin. Aga peale seda ongi suht siuke kas sama või natuke halvemad sõidud olnud. Et kaotus läheb 7 ja ta võitis teist kohta mingi 1,5 sekundit. Ja 5 punkti oli päris hea. Siis ma ei tea, eilse kui rahul olla, vaatame mis täna. Täna ongi see, et kui muidu ma olen alustanud kõik distantsid päris eest, siis täna mitte. Et ma lähen sealt kuuma grupi vahelt ja mul selles mõttes ei vedanud, et kui muidu distantsidel on niimoodi, et kuum grupp on siis nagu kõige tugevam distantsi sõita, et siis nüüd on selle eilse põhjal, eks selle sprinterid, eks minu ees ja taga ongi sprinterid, eks siis nagu selles mõttes ei loe või ei pea, et äkki kellelegi tuulde saada 3 sekiga. Ainuke variant mul ongi see, et mingid tugevad vennad lähevad ja oma teise ringile, kui ma alustan. Aga igal juhul tuleb ise ka korralik sõita. Rohkem midagi huvitavat, olengi siis 61 number täna ja 10 kilti klassikat ootab ees. Vaatame, mis saama hakkab. Nii, nüüd on testid tehtud. Ma lähen soojendusele, käisin korra veel vetsus ära, aga head uudised on teile öelda. Et kui ma Instas küsisin nüüd siin talve algusel, et mis number suusale läheb, siis ilmselgelt kõik ütlesid 67. Ja 67 võitis täna, ehk siis ma lähen võistlema 67 numbriga. Loodame, et see tähendab head siis. Siit võib-olla ei ole aga võtsin suusal, et suuski eristada, siis me paneme see numbri. See on näiteks 79, aga siis 67 võitis. Ma panen enda sussid siia soojendusraja äärde, aga siis ma saan veel võistlusrajal ka sooja teha. Ja üritan tugeva soojenduse teha ja siis vaatame. Et hetkel on, ma ei tea, ütleks sama tunne nagu eile, nii et võiks okei olla. Enamus osa soojendusest tehtud, leidsin päris ilusa koha siin, kus ääres võtta keel koos kofeiiniga siis omad seeks ja nagu keel on ju ja vaadake seda ilma. Mäed, päike, lumi, väga ilus. Aga jah, ei tunne päris okei praegu. Nagu ütlesin, siis tegin küll ka soojenduse. Nüüd on jah pool tundi stardini, natuke vähem. Saan natuke maha jahtuda, nagu laktaati alla pigem, siis mitte maha jahtuda. Või rohkem midagi. Ma proovin nüüd 2 käega selle keeli ära süüa. Ja viimane kommentaar on see, et tunnen lähen põhimõtteliselt panema. Mul on variant, ma arvan, et SA ring sõita mingi tugeva mehega koos. Vaatame, kas jaksan tema tuules sõita. Eesmärk on olla parim meestlane ja või Alvoril ära teha. Ehk siis, eks näis. Davai, lähen panen täiega. Tehtud, õige raske, nagu 8 kilo peal tundsin, et äkki ma sõitsin tõusus tempos, tundsin ennast hästi, aga lõpusin nii palju paaris ja siis viimasel tõusul läksin rajast välja, proovisin joosta ja siis lihtsalt ei liikunud edasi. Et jälle valus, ma ei tea, veits, ma ei tea, kui palju täpselt, aga mitte väga palju top 30 puudu. Vaatame kohe, mis see finišis enne ma nägin, olin mingi 35, okei, 37 praegu. Parem kui sprindis, ütleme nii või, ja pari meestlane. Selles mõttes nagu tahab viriseda, ei taha, ootab lihtsalt 30. No ikka 10 sekki, või veits üle 10 sekki, et
nii palju mul kindlasti täna sees ei olnud. Ma arvan, et täna sai päris hästi see tempo jagatud tegelikult ikkagi. Et tõusin vahepeal, aga oota, mis see 8 peal siis olin? 7,1 peal, no okei, 44, eks siis ma ikkagi tõusin või mis ma poole peal olin. Alev oli mu ees ikka, ma olin 53. Ega see teine ring ma tõusin. Ma olen rahul, ma arvan, et piigistasin nii palju välja kui oli, et päris top 30 jalga täna ei olnud, et see oligi päris okei sõit, suusk oli väga hea. Võib-olla lipe oleks kindlasti saanud parem olla, aga ma arvan, et ei ole hullu, okei. Ma vahetan riided ära. Ma arvan, praegu tuuri kokkuvõttes ei ole väga halb ja homme on juba puhkepäev. Puhkepäeval siis siin järve peal suusatamas, siin on tõsiselt kena ikka. Päike, mäed, kõik asjad, tõsiselt mõnus ikka. Ja ega tänasel puhkepäeval ei olegi rohkem aga midagi, et pärast teen suusatesti ja siis ongi rahulikult suusatab, taastub, et jah, mul eilsest on selg kange ja natuke jah, saab taastuda ja üritab selja korda saada, et pärast saab mingi massaaži teha, mingi massaažipüstedega ja vaatab. Aga tõsiselt ilus on tõesti. Nii, nüüd on järgmine päev. Meil on hetkel sõit staadionile. Täna ootab Eestis 5 kilomeetrit massstart hiitidest. Kes Instagramis ei ole, siis seletus, mis see on see põhimõtteliselt, et 4 sõitu, igas sõidus on 25 inimest. Võidab see, kellel on kõige kiirem aeg, aga kui sa võidad näiteks ühe sõidu, aga see on aeglane sõit, siis teine sõit on ajaliselt kiirem, siis sa nagu langed ikkagi, sõit aru, eks. Ehk siis nagu sõitude vaheliselt tuleb taktikaline ja sõitude sees tuleb taktikaline, et võib-olla, et keegi, kes veab gruppi, jääb enda sõidus tahapoole, aga kui keegi ei vea, siis see sõit tuleb aeglane, ehk siis see ka väga kasulik ei ole, ehk siis saab huvitav olema. Aga jah, 5 kilomeetrit, sükest võistlust pole ammu teinud. Vist 4 aastat tagasi sõitsin 5 kilti viimast võistluses. Igatahes jah, tundub huvitav ja ma jõudsin mingi kohale, nii et ma lähen sooja tegema. Teen siis kerge kokkuvõtte 5 kilomeetri masstarti hiitidest. Filmin küll ekraani, aga ma arvan, et see on suht okei. Ma saangi näidata, kus täpsemalt mina olen. Igatahes alustasime siit lähen mina 3. reast ja alguselt päris kiirisin näha ammund selleks kohe välja, mis oli tegelikult hea uudis. Ma olin grupi keskel, võib-olla veits isegi lõpuosas, et siit on näha, see vend olen mina siin. Ja laskun, saan ilusti tuulda ja peale seda oli see koht, kus ma hakkasin siis kohta natuke parandama. Siis läks jah, see Kanada vend läks ette, tegi tempot, sellega ma olin ülirahul ja siit äärest tulen kohe mina, siit mingi prantslasel tuules ja siin ma olin itaaliase tuules, kes kukkus, aga ma sain ülikergelt mööda tast ja ma lähen siit ja siit järgmisest tuli laskumine, kus ma laskusin ülikiirelt alla 80 kilti tunnis ja ma sain päris heale positsioonile. Siis läks päris kõvaks võitluseks ja siin lõppu, siin mind näha hetkel ei ole, aga see oli koht, kus mul oli väga kange ja väga raske. Üritasin siin grupi lõpus ära hoida ja kohe näha, kus ma siis tulen. Esimesed 2 võitlevad võidu peale ja siis tulevad teised. Siit on näha ops ja nüüd tulen mina. Mingi 5-6 sekundit teistest taga. No nii, tehtud. Päris lõbus asi, raske. Lõpp läks mul ikka väga raskeks. Aga nüüd on see, et tuleb ainult vaadata, kuidas teised teevad ja loota, et nad on aeglasemalt kui mina. Aga minu sõidest nii palju, et algus jäin suht sükseks nagu pigem nagu karpi, et ei olnud väga kiire algus minu poolt, sest ma ei tea, kas see oli siis Ivo, kes minu eest võttis natuke aeglasemalt. Aga ma arvan, et see ei olnud ka hullu. Siis ma mingi poole peal kuskil muutsin bossat, sain natuke ettepoole, tundsin ennast hästi, ka tõusu otsas
seal kõige raskema koha peal tundsin ennast hästi, kuigi mu ees kukkus itaallane. Aga ma sain üli lihtsalt mööduda, mis ma olin nagu ülirahul, et ma jäänud ta taha seisma, see oleks nagu natuke kurb olnud. 8 kilti tunnist olime sealt laskmisest alla, seal ma parandasin kohta, ma sain üli hästi nagu gruppi jälle sisse, aga Amundseni siuke pool meetrit must ette ja surus ma ära niimoodi, et ma pidin natuke hoogu maha võtma, et ma ei saanud sealt nagu nukist nii hästi üle ja lõpp oli kange, et nagu ideaalist jah, jälle siuke natukene puudu, et siuke, ma ei tea, kas jälle alustasin liiga vara seda, et nagu ei kannata seda lõppu nii hästi ära hoida või mis, aga jah, siis sai natuke puudu enda sõidu 14, no täpselt siuke grupi keskel, et ei olnud nagu kõige hullem, aga ei olnud kõige hullem ka, et ma arvan, et siuke soliidne sõit ja nagu senimaani ma ütles küll, et see on nagu lahe sõit. Noh, see on, et ma olin sõit, et see võib olla mõlemad pidi, et mina võin olla just selles sõidus, kus on kõik aeglasemad olnud, sest paika tuleb välja, läheb kiiremaks, ma ei tea, või siis on vastupidi. Et meil tundus küll, et kogu aeg oli siuke päris hea minek peal, et eks näis, kas teistel on rohkem taktikaline sõit või mitte. Aga jah, ja ma võtan siit 2 banaani ja lähen sõidan peale, üritan tulemusi järgida. Nagu väga huvitav, vist teine sõit oli kiirem ja ma olen 33, põhimõtteliselt mingi, ma oleks viimases sõidus top 3 olnud, eks ma langesin ainult 2 kohta. Ma olen nüüd päris rahul, ma arvan, 33 kohta, päris okei, arvestades, et ma, no nüüd jääb muidugi kripeldama jälle, sest nagu jääb palju puudu, nagu see lõpp oli nii kange nagu, veits oleks tahtnud kiiremini, aga noh, ei, ma ei tea, minu arust see oli sitaks huvitav võistlus vaadata ja sõita ja suht nice. Ega selles mõttes ülejäänud päevad on suht rutiinsed, et tuled koju puhkad, und ei tule, õhtul väike jooks, õhtusöök, koosolek ja siis lihtsalt istun arvutis, vaatan mingi YouTube'i, teeb midagi sükest. Aga täna on vana aasta õhtu, ehk siis ja homme on juba 10:30 start, ehk siis ma pean päris vara ärkama juba. Ja noh, kell on küll tegelikult alles 10, ma vaikselt sätin magama, aga juba on kuulda, juba paugutatakse, nii et üldse ma ei tea, kas täna und saab. Aga noh, midagi ikka saab, kõrvatropid on mul valmis, aknad üritavad nii kinni panna, kui saab. Ja no äkki tuleb veits und, et noh ongi, siin treenerid ütlesid õigesti, et noh, kui ei tule und, siis ei ole piisavalt väsinud järelikult, ehk ma arvan, et ma olen suht väsinud, aga jah, no nii ongi, et midagi erilist hetkel ei ole, homme siis kell 10:30 ja 20 kilti klassikat eraldi stardisse, see tuleb päris tähtis päev, selles mõttes, et tuuril on kokku 42 kilomeetrit ja homme sõidetakse 20, ehk siis nagu kaotada ja ka võita on siis homme palju. Olen number 39 ja olen viimane vend, kes stardib siis veel nagu eraldi, mitte lainest. Ma ei tea, kas see on hea või halb, aga eks homme näeb, kas see oli hea või halb. Aga jah, ma ei tea, kas see oli pussarraks, aga igatahes kelle 10 vennad paugutavad ja jah, igatahes ma sätin magama ennast, võib-olla loen natuke kauem raamatut, siis tuleb kindlasti hea uni ja nii ongi, nii et näeme juba uuel aastal. Ja tere hommikust, head uut aastat. Väga ilus hommik on väljas, ma magasin üli hästi. Nagu kui ma ei vaataks kuupäeva, ma ei teaks, et uus aasta ja sest nagu kui ma veel 10 aeg kuulsin neid pauke täiega ja isegi kui ma 11 magama läksin, siis ma kuulsin aga kell 12:0. Ma ärkasin esakordus kell 2, kus mul oli vetsuhäda, käisin vetsus ära ja magasin edasi. Ja siis ma mõtlesin ka juba, et ussaraks okei, et vist olin ikkagi väsinud, kui nii hea uni tuli. Aga ma arvan, et see on ainult positiivne, sest ma vahetan eelmist aastat, ma olen ikka aastavahetusel natuke rohkem nagu sellega võidelnud, et saaks ikka magada. Aga täna oli hästi, kõrvatropid kindlasti aitavad. Need on päris vajalikud asjad. Neid ka ma isegi väga kaua pole kasutanud, mingi 1,5 aastat või 2 aastat äkki. Tegelikult väga kaua aega pole. Ma sain ennast natuke riidelud, panen mütsiga pähe ja siis õue jooksma, saab keha tööle, saab üles ärgatud
väga ilus on täna ikka, veidi külm ka muidugi. Siis ringutused. Täna on isegi palju parem, et eile küll võistlus oli küll väga raske, aga noh, suures pildist ei olnud nii raske, et ta oli ikkagi lühike ja noh, alla 10 minuti pingutus. Et siis lihased on natuke paremad, see on hea uudis, aga noh, täna on 20 kilti, ehk siis saab nüüd täiesti sodiks sõita jälle. Täna on, ma vist juba ütlesin seda, aga täna on päris kõige olulisem päev, et mul on isegi pinge kõige rohkem peal, et tuur on tegelikult okeilt läinud, 39 koht kokkuvõttes on päris okei, aga kui ringutus tehtud. Ja siis söök. Me oleme staadionil, istun ilusa lillelise diivani peal, ootan, et testi saaks minna, 2 paari klassika suuski tuleb siis ja saab vaadata, kumb parem on ja ega sealt läheb ka otse soojendusele ka. Ja meil on tegelikult jumala heas kohas boks. Ma arvan, et nii hästi pole kunagi nagu läinud. Põhimõtteliselt seal on meie boks, kus suuskitakse. Siin on riietusruum ja sealt, kus nad lähevad, on starti ehk siis üli lähedal, ehk siis päris nice. Sellest sõidust mul ühtegi videot ei ole ja noh, see läks suht halvasti ka, et ma võib-olla ei tahakski näidata seda, aga jah, siin on näha, kuidas terve see grupp tuli minu järgi ja ma vajusin sealt grupist läbi, et ei olnud hea sõit. Tehtud, lähme sõidame peale, aga oi, no täna oli raske. No ma ei tea, kas ma ei suutnud täna nii kõik endast välja pingutada ka ja kui kõik mööda läksid juba mingi teine ring, ma teadsin, et mul on 3 veel minna, siis võib-olla nagu ei jaksanud pingutada ja kuidagi tuli vaimselt ka mingi plokk kätte. Et seda ma lõpuks ei tea, et tundus, et pulss oli täna pigem nagu madalam, mis võis tähendada seda, kas keha oli tühi või siis seda, et ei pingutanud. Aga noh, üldises nagu selles mõttes on kurb, et ma teadsin ju, et täna on 20 kilti, et täna annab võita ja kaotada palju ja ma tundub, et ma nagu pigem ikkagi kaotasin palju. Et ma veel kokkuvõttes olen top 50, aga ütleme nii, mis edu mul oli enne, seda mul nagu ei ole ja nagu ma mõtlengi seda, et sellel tuuril on võimalik niimoodi, et sa 6 etapist 5 võidad ühte inimest, noh, võtame mina, Alev. Ma loodan, et see nii ei lähe. Ma võidan teda järgmises sprindis ja ma võidan teda lõputõusul. Aga kokkuvõttes, kuna ta täna tegi mul nii palju ära, siis ta võidab. Et see oleks minu arust suht kurb. Aga eks näis, kas on nii või ei ole. Aga ühesõnaga jah, nagu täna ei olnud minu päev ja ma kartsin seda, et ei leidnud sellist nagu head tempot, et ma saaksin siis nagu mingi grupiga kaasa minna, seal kannatada. Ja kuna täna ei olnud nagu nii head meest, siis kuidagi suus tundus ka nagu ei saanud seda suruda pidama. Et aga lipel kindlasti. Aga hea küll, ma sõidan peale. Homme on meil puhkepäev. Ehk siis nüüd on jälle vaja taastuma hakata. 40%. Tere! Täna on siis reisipäev, kus me oleme Val di Fiemesse. Tuuri viimane puhkepäev enne 2 viimast võistlust. Hetkel istun siis tanklas. Tegime tanklasse, mõtlesin, et päev paagi täis ja suht vähe tahi sõita veel ja siis kõik tahad ise rääkida või? Mis juhtus? Ei taha, ei kommenteeri. No põhimõtteliselt uuendab natukene siin seda asja ja me ei saa sõita ja see on juba siin mingi, ma ei tea. 5 minutit kindlasti. 5 minutit kindlasti ja siis üle 5 veel. Ja mulle öeldi, et täna on 2 tundi sõitu. Ma mõtlesin, et ma saan äkki autos magada, peab sise sõitma. Ja 2 tunni sõidu asemel oli 2.45, nii et läheb hästi. Aga ei, no mis ikka. Kui lõpuks sinna jõuab, siis teeb kerge suusa ja ega rohkem vist ei olegi tänases päevas ühtegi eesmärki. See muutis selle küll 3-tunniseks sõiduks vist nüüd, aga ollu sa teed tagasi. Jah, saan vajutada. Nüüd update, see ongi see nitrod, üle katkiste sildades on hüpata, võib-olla üldse lennata. Mul ei ole lihtsalt sõnu. See ei nagu enam ei ole isegi naljakas, ma naeran, aga see ei ole nagu...
siis seda ma ei oodanud. Nagu see Essa asi laadis ära, mingi 20 minni läks aega. Korral siuke tunne, ma saan auto tööle panna juba, on ju. Siis tuli siit hakkas, tuli mingi Android asi ette ja nüüd tuli siuke asi. See on pekkis. 40, ei, me oleme siis mingi üle tunni siin kokku. 40, mida ma teen sellega? Nii, päris mingi, ma ei tea, pool on äkki sõidetud, võib-olla isegi rohkem. Ja kerge vetsupaus. Aga jah, ei, saime liikuma isegi paar minti kiiremini, kui see seal vahepeal ütles, aga noh. Keegi just 60 prosta peal lõpetas ära. See 60 prosta peal lõppes ära, nii et. Ei, auto, ei, täiega palju parem on sõita, et sa ei jää ikka see update sai tehtud ja küll me sinna Valdi Famous ka jõuame. Nii, ja nüüd me oleme tegelikult juba päris palju hiljem. Me oleme jõudnud see Valdi Famousse kohale, aga peale seda klippi me jõudsime, just sõitsin siia ära, sõime siin staadionil, valisime suusatälja, mis läksid testi, läksin koju, tegin une ja siis me tulime tagasi ja tegime selle testi ära ja nüüd siis jah, on nagu suusal käidud, uus rada nähtud, et tegelikult jah, isegi veitsa on nagu muutunud asjad ja jah, aga ei päris huvitav. Nüüd ongi. See on siis see koht, kus me saame lõunat süüa ja praegu siin on nagu päris palju võikusi. Et võib-olla peaks ka võtma. Nii, võistluspäev, klassikasprint. Ma olen staadionil, naised hakkavad varsti startima. Mul on suusatest tehtud ja soojendus ootab ees. Numbri maagia on kõva, ma olen 48 number, elasin 48 toas. Klassikasprint, olümpiarajal, pingem peal. Tahaks head sõitu teha ja ma arvan, et ma olen selleks suuteline. Suusk, veits kartsin, et äkki jääb natuke pidamist vähemaks, aga samas on ka kiire rada, et ma ei saa nagu päris täispidav ka saada. Ma arvan, ma jooksen selle ilusti ära. Okei, ega jah, ma mõlendan sooja ja kerge update tehtud, mida päev edasi seda kuidagi kiiremaks päevad läheb, kuigi samas lähevad aeglasemaks, see on nagu keeruline seletada. Eks väst tuleb ka sisse. Okei. Sprindist mul kahjuks ühtegi videot ei ole, mis on kahju, sest see on olümpiarada, aga eelmise aastaga võrreldes oli seda raskemaks tehtud ja ma läksin natuke liiga aeglaselt välja ja poole peal kaotasin juba liiga palju. Teine pool oli päris okei juba, aga ma ikkagi ei suutnud piisavalt hästi sõita. Aga näita, mis ma siis pärast rääkisin, et seal on kõigest täpsemalt. No nii, võistlus tehtud ja väga suur pettumus. Reaalselt minu ees oli täitsa hea sprindikutt. Okei, klassikasprintada võib-olla ei sõida nii hästi, aga ma nägin, kuidas ma jõudsin suure tõusuga nii palju lähedamale. Ma olen juba peas nagu ootasin seda, et ma tulen top 30, aga ma ei ole. Mul on ikkagi üle 2 sekundi puudu. See on valus. Nagu eesmärk oli top 30 ja sellega ma olen küll pettunud. Eelmine aasta sain siin. Okei, võib-olla konkurents oli natuke lahjanud, tegelikult täna oli täitsa tuge konkurents ja täna see rada võib-olla soosib veel rohkem distantsi sõitjad, mitte et ma ise ei tahaks öelda, et ma distantsi sõitja olen, aga ma ei tea, täna vist alustasin ka liiga aeglaselt, et ma veits hakkasin kardma juba selle Essa siin Stata nuki peal, vaatasin, ma ei saa paarist nukiga väga üle sealt, aga tõus oli nii hea, et mõtlesin, siin annab sõita küll, ongi Essa poolega andsin ära mingi 6,7 sekki ja siis andsin ainult mingi, mis see on siis 3,4 juurde, et ei tohi nii palju Essaga ära anda. Ma ei tea, ma mõtlesin küll, et see on pikem sprint, ma jään alguse tagasi, aga ma ei tea. Nagu tegelikult oli suusk hea, tegelikult sain pidama ilusti, võib-olla ei oleks pidanud küsima pidamist juurde. Võib-olla siuksel laugel osal andsin ka tundus, et nagu veits ei olnud nii hea lipe. Aga ma ei tea, siuke väga keskune, et ma ei tea, kuidas ma tuuri alguses uisusprintis palju paremini tegin kui siin. Päris huvitav. Aga tundub, et siin, kes eelmistel päevadel on head, halvad päevad olnud, nendel on täna head, et ju oleks siis vastupidi. Kahju, väga kahju. Aga vähemalt see tähendab seda, et nüüd ma saan puhkama minna ja homme ongi distants ja lõputõus, et seal on sekundid rohkem võita ja tuleb selle kokku võtta kohe, siis võidelda. Järgmine päev ja see tähendab viimast tuuripäeva.
ma olen väiksel hommiku jooksul, üritan üles ärgata ja nagu eilsest veel võib-olla nii palju, et või üldse kuidagi hetkel kokku võtan see, et nii stressirohke. Nagu ongi see, et ülipaljud on haiged, siis vist ei puutud nendega kokku, aga ega ma ka kindel pole ja nagu siuke rõve stressirohke kogu aeg ja hästi palju suures pildis passimist, et eile ju võistlesin 3 minti ja see oligi kõik ja ongi, kui ei tule tulemus ka veel see, mis tahaks, siis on nagu raske ja kuidagi hästi stressirohke ja ongi, et kuna ja tuuril ei jagata top 50 ees punkte, vaid top 30 ja siis kokkuvõtte eest, aga top 30 ma ei ole saanud. Ma olen kogu aeg veidi välja jäänud. Siis ma ei ole punkti juurde saanud ja kõik sõltub kokkuvõttest. Ja punkte on mul vaja sellepärast, et siis olümpiale saada. Et jah, selles mõttes nagu oligi stressirohke, et nagu väga tahaks täna startida. Tegelikult eile oli võistlusel okei tunne. Ma arvan, et see taktikaliselt tegi valesti, et Toblachis uisusprinti ma sõitsin paremini, mis oli nagu tegelikult ei tundu loogiline. Aga oligi see, et ma läksin seal kohe julgelt välja. Ma ei kartnud ja ma kannatasin ära. Nüüd ma millegipärast hakkasin kartma ja nii oligi. Aga jah, ma olen nagu rääs, ma mingi eile mõtlesin seda ka juba, et nagu ükskõik mis ma ei taha enam mõnest haigeks jääda. Nagu see on karva. Sest tundub, et see on üldse mingi gripp ja sellest tuleb vähe kauem välja selles mõttes. Ja viimane hommikusöök näeb siuke välja, see korralik müsli ja Veiko kõrvale. Et jah, viimane päev, saab koju, ma pole tegelikult ju üle 2 kuu kodus käinud ka, nii isegi 2,5 kuud peaaegu. Eks siis jah, kerge koduigatsus on ka juba. Paar sõna enne starti. Ma ei tea, kas ma närv on nii sees või on halb tunne või mis, et ideaalne ei ole, aga üritasin soojendus teha, et algus tuleb just ära kannatada ja tõusule saada. Ja ma üritan sodi sõita ja täna korraliku sõidu kokku panna, aga praegu on küll siuke so feeling, aga nice. Tuleb lihtsalt ära hoida ja kannatada. Ja ega siin tuleb ettevaatlik olla, aga siin alguses on päris palju kurve ja asju. Okei, lähme võistluse juurde. No nii, lõputõus ja algus siis on seal Val di Fiemmes 3,3 kilomeetrine ring, kus ma kaotasin päris palju kohti ja jäin sinna päris grupi taha. Siis oli see Marcialonga maratoni rada, kus mitte midagi ei toimunud. Ma sain pulsi 157 ehk väga madala pulsi võistluse kohta siis. Ehk siis jah, tähendab seda, et ees väga kiiret tempot ei tehtud, aga kuna rada oli kitsas, siis väga mööda ei saanud. See on siis tõusu algus, siin on näha, juba liidrid läksid, tulevad teised ja ma olen siin päris grupi lõpus. Ikka veel mind ei ole. See on siis see koht, kus läks natuke laiemaks, ikka veel ja siit tulen. Ja siit ma hakkasin siis kohti parandama. Peale 3 kilomeetrit ma olin 56. kohal, siis paar venda kukkusid ja tegelikult tõusu all ma olin isegi siukse 48. koha peal, aga sealt edasi hakkasin kohta parandama, sest siin on näha, see läks nagu laiemaks ja oli ruumi, kust mööda minna. Selle koha peal jah, siis juba liidrid olid läinud, et veits kripeldav, et ma algus kaotasin nii palju kohti, aga ma võtsin endale siis Ameerika mehe Zach Kettersoni ja siin tulen tema tuules. Mõtlesin, okei, ta võiks olla päris kiire poiss ja äkki ta tõuseb ettepoole, et saan päris hea tempoga tema järgi minna ja ma sain ka. Ja ma olin täitsa okeilt rahul ja siin ma vist tulen äkki selles grupis siin, ongi siuke 40 koht ja veel järgmiste kohtadega hakkasin siis kohta parandama. Aga siit on näha, see on ikka päris järsk nukk ja kui ma tegin paar kiiremat liigutust, paar kohta parandasin, siis kohe tundus, et läheb väga-väga raskeks ehk ma pidin natuke ikkagi lõpuks tagasi hoidma. Et see sõit on ikka teissugune selles mõttes, et ühtegi laskumist ei tule, kuskilt astuda ei ole. Siin on 9,8 kilti ja nagu siit tundub, et 200 meetrit, mis siin ikka minna on. Ja siia kohta tulles ma olin parandanud enda positsiooni 12 kohta ja Aivar ütles mulle, et davai, et top 30 koht paistab ja ma läksin sellele järgi ja ma mõtlesin, ma võtan selle ära.
kuni tuli siis siuke koht, kus on nagu Vasbergi, ta on väike, tõusunurk on olemas ja ma tegin need 2 ekstra liigutust ja nii raskeks läks ja väga raskeks läks. Kuni siis sellel hetkel, kui mul kerge veel oli, siis see soomlane paistis, aga siis mul läks väga raskeks. Et päris see top 30 kohta ei tulnud, et see tõus, mis siin lõpus on, mis ei tundu midagi, no see oli ikka kohutavalt raske ja see grupp oli, kellest ma vahepeal olin ees, aga siis lõpuks kaotasin ja Anger oli must ees ja siit ma tulen. Et tõsiselt raske oli ja siin polnud kuhugi minna ka nii raske oli, ma tahtsin pikali minna, aga ma polnud ruumi, kellegi mingi kaikad olid ees ja ma mingi otsisin kohta ja üritasin viimast energiat leida, et saaks kuhugi pikali visata. Veits aega hiljem on näha, kuidas ma siin lebotan. Tehtud. Ja nagu tegelikult okei isegi. Nagu liiga vara alustasin lõpusporti, et sain mingi okei bossa või mingi natuke üle 30 ja siis tuli räige kange. Läks Anger uuesti mööda must ja siis oli ikka jube täis, et alguses ka oli halb, ei saanud head bossad. Et seal tõusotsas oli mul jube kiire, et ma rääkisin kiirelt ära, aga no põhimõtteliselt sai kõik räägitud, et mul oli kiire siis bussile ja siis et lennukile jõuda. Aga jah, oligi see, et praegu lõputõusu osas kripeldab see, et ma alguses kaotsin liiga palju kohti, lihtsalt tõin natuke karpi halvasti ja kaotsin palju kohti ja siis oli väga raske seda kohta parandada enne kui tuli tõus, aga siis oli juba väike vahe sees ja sealt oli raske nagu siis top 30 kohta püüda. Aga jah, kokkuvõttes tõi see kõik mulle siis 39. koha, et mõnes mõttes ma olen rahul enda stabiilsusega, et üks koht oli kõige halvem, oli see 20 kilti, seal ma olin 58, see oli halb, aga muidu sprindid olin siis 43 ja 42, siis distantsid 40 ja 37, 10 kilomeetri distantsid siis. Ja siis selles 5 kilomeetris olin 34. Ehk siis seda, mis mul oli hooaja esimesel perioodil enne jõule, sellega võrreldes oli kindlasti edasiminek. Jääb kripeldama, et jah, nendest distantsides kuskil 15 sekundit kiirem oleks top 30 kohad ja sprintides kuskil 1-2 sekundit kiirem oleks top 30 ja see oleks juba stabiilselt top 30 oleks päris kena olnud juba. Ja muidugi see, mis ma rääkisin täiesti video alguses, nagu ma väga kartsin seda asja, ma ei tea, mis asi see tunne on ja ma siiamaani ei tea, mis see on, aga mul on hea meel, et mul on praegu parem ja peale tuuri mul on parem. Synlabi ja Team Estoniaga koostöös võtame siis vereproove ja sealt näeme, et äkki midagi tuleb, aga ma hetkel veel ei tea, sest ma pole vastuseid kätte saanud. Aga ma loodan, et äkki lihtsalt oli mingi mägedest natuke raskem ja lõpuks tulin sellest välja. Nüüd edasi olen Eestis trenni teinud, ees ootab üks MK-etapp, mis otsustab siis, kes saab olümpiale. Nii et loodame, et seal läheb ka hästi ja ikkagi saan olümpiale ja ma arvan, et hetkel ongi kõik. Nii et loodan, et teile see pikk video meeldis, oli huvitav jälgida, kuidas mul asjad sujusid ja näeme teiega siis juba järgmises videos. Nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe.